Meie haiglas lülisamba kõverusi ehk deformiteete ravitakse täiskasvanutel. Lülisamba kõverused tavaliselt inimesel ei ole siis mitte kunagi ühes tasapinnas, vaid enamasti kõverus lülisambas moodustab siis mitme tasapinnaliselt. Ma proovin selle teile skemaatiliselt lahti seletada. Kui me vaatame inimest eest taha, siis siin on inimese lülisammas ja normaalselt inimesel on õlad ühekõrgusel, vaagnad jäävad ülekõrgusel ja lülisammas ise paikneb sirgelt. Nüüd kõveruste korral ehk skoliooside korral toimub lülisamba pöördumine kõigepealt ümber oma telje, et lülisammas siis keerdub ja kõverdub. Ja enamasti tekivad niinimetatud kompensatoorsed kõverused, mis tähendab seda, et loodus ise ülevalt ja altpoolt proovib selle tasakaalu säilitada. Ja nendel juhtudel, kus need kõverused lähevad väga suureks, kus inimene enam ise selle tasakaalu säilitamisega hakkama ei saa, nendel juhtudel siis kirurg taastab selle tasakaalu. Kasutusel on väga erinevad tehnikad. Lihtsamate kõveruste korral on võimalik siis spetsiaalsete metallfiksaatoritega, mis asetatakse lülikehadesse tagant ja spetsiaalsete varrastega see kõverus korrigeerida. Kui tegemist on suurte kõverustega, siis selle tasakaalu ja õige lülisamba asendi taastamiseks on vajalik näiteks siis, et me saaksime selle kõveruse siit välja siis osaliselt lülisammas välja lõigata ja uude asendisse panna. Need on väga keerulised, tehnilised ja pikad lõikused. Riskid on kõrgemad kui teiste lõikuste korral ja selleks, et kõik asjad õnnestuksid, on täna meie haiglas kasutusele võetud kõik viimane tehnika, mis tegelikult ka igal pool teistes lülisamba kirurgiakeskustes on. Meil on olemas spetsiaalne aparaadid, et operatsiooni käigus kaotatud veri inimesele tagasi kanda, et inimese kudede hapnikutransport ei saaks häiritud ja väga oluline osa lülisamba deformiteetide kirurgilises ravis täna on sellisel protseduuril, mida teatakse neuromonitooringu nime all. Neuromonitooring on selline protseduur, et lõikuse ajal on inimesele asetatud elektroodid pähe, mille kaudu antakse siis väikseid elektriimpulsse ja registreeritakse neid siis vastavalt kas kätes, alajäsemetes ja selle korrektsiooni käigus, kui muutub ka seljaaju asend, me pidevalt jälgime seda, et ei tekiks seljaaju kahjustust. Teiste sõnadega, me kasutame kõiki maksimaalselt võimalikke tehnikaid ja metoodikaid, et ei tekiks inimesel halvatust. Ja kui see lõikus on tehtud, siis vastavalt nüüd lõikusraskusele samamoodi inimene erilisi korsette ja abivahendeid pikaajaliselt ei vaja, fiksaatorid on stabiilsed ja inimesed lahkuvad haiglast suutelised hakkama saada ise oma põhivajadustega teise nädala jooksul.